te hakkate jooksma, kas vaim on valmis? Väga. Kas te olete kuidagi valmistunud ka selleks jooksuks? Vaimselt ainult. Aga kas te oskate öelda, kui kiiresti te läbite seda 1 kilomeetrit? Ma loodan, et võib-olla 8 minutit äkki. Võib-olla. Miks te otsustasite täna siia jooksma tulla? Mõtlesin, koos lastega oleks huvitav seda teha. Aga millise ilmaga teile meeldib kõige rohkem joosta? Selline ilm on väga hea. Kui pika distantsi peavad meeskonnad läbima kokku? Umbes 50 kilomeetrit. Ja mis ajapiirist see peab mahtuma? Kuna meil ei ole võidu peale jooks, siis me ei ole seda nii väga mõelnud, et aga ma loodan, et äkki 4 tunniga läheme ära. Kas te ka see aasta kandideerite Guinessi rekordite raamatusse? Ei oska praegu vastata sellele küsimusele. Kas te ka ise jooksete täna? Jaa, ikka. Kirjas olen ja ma arvan, et ma mingil hetkel hüppan välja ja jooksen. Ühe jooksu olen juba teinud. Käisin Karlile, aitasin dressipluusi ära tuua. Tegelikult, kuidas sul jooks läks? Hästi läks, selles mõttes ma jooksin natukene pikemalt, aga väga hästi läks. Kas sa jooksid veel ühe ringides? Ikka jooksin. Kuidas sa valmistusid selleks tänaseks päevaks? Väga palju valmistanudki. Vahepeal käisin jookmas seda paar kilomeetrit niimoodi, aga rohkem väga ei olnud. Aga ütle, millise ilmaga on hea joosta? No eks see kõige viimasemaga on. Kuulge, mu endal ta oli, sa juhid nii hullu. Sa võtad õige peavahetuse üle, mis tunne on enne jooksmist? Närvis ka ikka, selline ilm väga. Ei tea, kas... Aga vaim on muidu valmis? Aga milliseid soojendusharjutusi sa teed, et mitte ennast ära venitada jooksu ajal? Et saad sa näidata võib-olla mõnda head soojendusharjutust enne jooksu? No, ma teen näiteks tavaliselt neid. Mis teistpidi? Mõlemal jalale. Puusaringe. Ja siis veid ringe ka. Vahel teen jooksukaid kergelt. Vanadeks teid ja säredest on läinud. Mäng vast minu kord. Teie meeskond finišeeris esimesena. Kuidas teil läks? Meil oli suurepärane, meil oli hästi tugevalt ühtlane võistkond. Ehk et kõik olid vanemad ja kogenud, vääratavasti meil on kõige vanem võistkond ka, kes siin täna osales. Et suurepäraselt läks. Aga kuidas te enda sooritust hindate? Väga hästi. Et pole nagu selle nimel väga rabeleda, aga väga hästi oli välja. Nii et te siis spetsiaalselt ei treeninud selle päeva jaoks? Ei, terve kilomeetri oli enne seda jooksnud. Aga miks te otsustasite täna siin joosta? Sõbrad kutsusid. Ja, selle pärast. Ja mida te arvate sellest mõttest joosta teatejooksu ümber Võrtsjärve? See on suurepärane ettevõtmine, ehk ta ühendab nii vanemaid, nooremaid ja ka muid inimesi, nii et hea ettevõtmine. Au ja kiitus nendele, kes selle asjaga tegelevad. Nii, teie võistkond on lõpetanud. Kuidas teil läks? Ma arvan, meil läks väga hästi, et kõik suutsid joosta ja kõik väga tahtsid joosta. Et ühtegi vingumist bussis ei olnud kuulda.
ja mida sa enda jooksust arvad? no algul esimene etapp oli palju raskem kui nagu viimased, et algul tuli lahti joosta, aga muidu oli väga mõnus. On sul ka andmeid, kui kiiresti sa jooksid oma distantsi? Ma jooksin natuke alla 4 minuti parimat kilomeetrit, aga meie grupi parim jooksis vist alla 3 minuti täiesti. Kas sa kuidagi valmistusid ka selleks jooksuks? Otseselt ei valmistunud, et viimasel hetkel panin kirja ennast, et ma suht kahtlesin, kas ma tulen võistlema. Ja mida sa üldse arvad sellisest algatusest? Ma arvan, et see on väga hea algatus, et nagu näha, siis väga paljud inimesed tulid siia jooksma ja et see läheb rahvale peale, et see on väga tore, et tehakse. Kas järgmine kord jälle? Kindlasti tulen järgmine. Teie meeskond just finišeeris, kuidas teil läks? Meil läks suurepäraselt laitmatult. Alguses tunne oli hea, nüüd on veel parem. Just. Super meeskond, hea töö, hea tempo ja super. Kuidas te hindate oma enda sooritust? No alguses ei saanud vedama, pärast ei saanud pidama. Mina jäin väga rahul, et iga kilomeetriga. Ja ületasin oma eelmise jooksu distantsiga ehk tegin siis 5 vahetust. Jah. Millest 2 olid siis 1,5 ketti. Kas te kuidagi valmistusite ka selleks jooksuks? No me tegime ikka, saime vahepeal kokku, tegime energiaringe, värki, särki, tegelikult ei valmistus. Et viimased 6 aega? Ja viimased 6 aega sai. Suheldes läbi Facebooki niimoodi see treening kulges. Jah, et nagu võistkonnana tõesti me niimoodi läbi sotsiaalmeedia, nagu meil siin tänapäeval kombeks on, et treenisime seal. Et me oleksime vaimselt ühtne, kui me oleme vaimselt ühtne, siis oleme füüsiliselt ka. Ja mida te arvate sellest algatusest või mõttest joosta teatejooksu ümber Võrtsjärve? See on üliäge, me jooksime seda mitu aastat tagasi, 3 aastat tagasi. Ja juba siis oli, et tahaks veel ja nüüd nägime, et see tuleb, siis me mõtlesime, et paneme ühiskonna kokku ja tuleme, et teeme. See on hästi tore üritus minu arust ka. Aitäh korraldajatele. Ja kuna see on teatejooksus, on alati see võimalus, et kui sa enam ei jõua, siis sa annad teate edasi ja sa ikkagi võidad, sest me oleme üks võistkond ja üks võistkond võidab. See on niisugune hea meeskonna või võistkonna siis üritus. Just nii. Ja Vaido Veister. Janne-Andre Kalev. Kontsert läheb edasi, natukene kannatud. Kui tuleb sinna meie vihat kõik, kes piinatab tahab meid, siis võtame me pannina, sulatame rasvaks selle koolerakarase. Sest olen kaalu jälgija, ma olen kaalu jälgija, ma olen kaalu jälgija, olen kaalu jälgija, ma olen kaalu jälgija.